Ja nüüd head vaatajad, viime teid ühte eriti erilisse kohta. Me oleme Tallinnas Raekoja platsil ja minu selle taga on Raekoda ja me läheme sinna samasse üles Vana Toomase jalge alla. Vau! Kaspar, vau! On vähe kohti, kus ma pole Tallinnas võib-olla käinud, aga siia katus alla Vana Toomase enda jalge alla pole ma veel sattunud ja teie remondifirma mehed siin heas mõttes müttamas. Mida teete, mida parandate? Hoone on 800 aastat vana, võtate kõik maha, panete uuesti püsti või? No tere! Jaa, et seekord oleme siis eriti huvitavas kohas. Et tegelikult tegemist on siis Tallinna Raekoja hoonega. Seda teavad kõik Eesti inimesed ajaloo raamatutest pähe tuubitud, kes ise käinud pole pilti ikka näinud. Aga siin tegelikult ma tahtsin seekord rääkida terrassidest ja siis niimoodi juhtus, et ka siin, mitte et siin oleks nüüd siis katuse terrass, aga katusel on üks käigutee, mis oli siis 800 aasta jooksul natuke pehmeks läinud. No nii ruttu? Jah, nii ruttu. Paneme järgmiseks 800 aastaks veel ühe uue. Aga see on siis sama, mis on nagu äärest seal nagu käib on ju siis? Siin on niisugune hooldustee, et saaks katuse peal hooldustöid teha, et seal põhiliselt mingi vihmasoga, mis sinna katusele linnud ja loomad viivad, et selle sealt ära viia. Ühesõnaga selle teete, aga siin sees nokitsete ka ju? Ja no eks ikka vaata, kui on ikka asjalik mees, et siis ära ei lasta ju kedagi üheltki objektilt. Et siin tegelikult ülemises sellises näituse ruumis, kus siis ka ajaloolised asju palju on, et siin on siis trepid, mis on nagu ära kulunud aegadega. Need ei ole nüüd ajaloolised, Vana Toomase trepid, et need on ehitatud siia just näituse eksponaatide jaoks. Ja neid siis õlitame ja igasugused käsipuud, asjad, mis siin ümberringi on, et need on vaikselt logisema hakanud, et ei ole väga ohutu enam. Paneme need tugevamalt kinni ja teeme nii, et oleks uueks hooajaks kõik jälle timm. Kaua juba olnud olete siin ja kaua läheb? Siin on nüüd nädalake tööd minna andnud, kuna see ala on kõik suletud, siis saame ühe mehega siin rahulikult teha, et kiiret kuhugi pole, ei pea tervet brigaadi rakendama. Ja ega siin paari päevaga ongi kõik, et viimased lõpud, natukene nuputamist, leiutamist, sest ega 1000-aastasesse müüri nagu auku ei puuri, et peab mõtlema kuidagi nii välja. Mis tahtsin küsida, et teil on kindlasti ka mingid nõuded asjad, ikka päris niimoodi tuimalt ei saa ju? Ei, absoluutselt, et siin on tegelikult ikkagi Linnavaraameti poolt on kontroll ikkagi peal. Head inimesed, ärge muretsege, et seda ei muudeta siin ära. Et me ei tee kõiki asju uueks, me vahel ka kõpitseme vanu korda, et see mõnes mõttes käib kaasa meie muu tööga nii või teisiti. Et ega me ei tee ainult päris remonti, me ka renoveerime, et eriti vanemaid puitehitisi, sinna ei saagi küproki ja kõigega peale lennata, seal tuleb kasutada vähe teisi asju. Vaadake seda iludust, neokoti stiilis ahi aastast 1890 minu selja taga siin. See sobiks ikka vist väga hästi terrassi soojendeks. Jah, eks mõelda ei võib, on ju. Mõelda ei võib. Aga ma ei tea, puuküttega asja nagu puidust terrassi peale, ühe korra saab proovida. Ja siis tuleb ikka väga soe hakkab, aga tegelikult terrassi hooaeg on avatud. Jaa, absoluutselt, et tegelikult siin mainisime, teeme katuse peale käiguteid, puidutööd nagu terrassi lauad, värgid, kõik nagu läheb nagu samma auku. Aga tegelikult päris sama asi ikkagi ei ole, et terrassi kevadine aeg, täna juba päringuid on nagu päris palju, nendele töödele on ka suurusjärk vist 5 tükki juba valmis jõutud ehitada siin mõne nädalaga. Aga ruumi on veel, suvi on mida te täpsemalt teete? Panete otsast lõpuni selle terrassi või äkki mul on lihtsalt vaja nagu pesta ja hooldada? No seda, mida vaja, seda teeme täpselt ka. Et kellel on terrass juba olemas, kui nüüd ütleme ikkagi puitosa on veel väga heas korras, et siis ei pea midagi vahetama, siis piisab lihtsalt pesu, uuesti puidukaitsevahendiga üle käia ja jälle nagu timm mitmeks aastaks. Ja kuidas on siis, et toote ise vahendid kaasa, kõigepealt vaatate objekti üle või aga kui juba pererahval on vahendid ostetud, saate nendega hakkama? Jah, et kui on õiged asjad olemas, siis loomulikult me ei pea uuesti need poest minema tooma, kogused värgid kontrollime üle, kui jääb üks purk puudu, pole hullu, toome meie, pärast siis arveldame ja vaatame, kuidas läks. Kuidas ühendust võtta? Remondifirma.ee ja tegelikult nüüd ka siis Tartu kandi inimesed? Jaa, nagu ikka, koduleht remondifirma.ee, eks. Ja siis sealt kaudu päringu vormi pealt saate info, saate pilte lisada, mida rohkem materjali korraga kaasas on, seda parem. Uute terrasside puhul, kui on olemas joonis, super. See teeb meie jaoks töö kohe nii palju lihtsamaks, et igasugune materjali arvutus nii edasi tagasi. Ja tihti pole vaja kohale tulla. Kui on ikkagi natukene selline kätega õhus ringide joonistamine, et siis tuleb tulla kohale, konkreetsed soovid asjad ära kaardistada ja selle põhjal siis koostame täpse detailse pakkumise. Nii, sõbrad, kuulsite, tehke oma terrassid korda või veelgi parem, kui teil terrassi veel ei ole, siis võtke meestega ühendust, nad ehitavad teile ideaalse terrassi, millel siis suvel mõnusad õhtud nautida. Jaa, et Tallinn, Harjumaa, Tartumaa, nii et kellel on ikkagi muru peal käimisest villand, siis saab abi. Nii, ja me läheme nüüd vaatama, kas siin kummitab ka.